BMW M2 on täpselt see ulakas tüdruk, kellega su vanemad ei taha, et sa üldse kohtuks, sest päris kindlasti ta tirib sind pahandustesse. Ma arvan, et nii see ongi. Kunagi ammu aega tagasi, kui mina veel päris noor olin, see oli BMW M3C, mida kõik noored või noormehed ihkasid, mis oli üks tõeline kiire, sportlik ja väga hea juhitusega auto. Ehk siis selline kiirete kupeede etalon. Sellest on muidugi nüüd üksjagu aega mööda läinud. M3 on suuremaks kasvanud, vanemaks jäänud, laiemaks, paksemaks ja tal on selline kerge õllekõht. Ehk siis M3 ei ole enam see kõige kiirem, nobedam, väledam ja ihaldusväärsem. Võib-olla näitajate poolest on kiirem, aga sellist väikest agiilset sportkupeed, seda M3-s enam ei ole. Ja selle asemel tuli mõnda aega tagasi juba BMW M2. M2 muidugi kasvas välja omakorda esimesest seeriast, kui BMW otsustas, et peaks kupeed ja setaanid eraldi numbrite alla lööma. Esimene põlvkond ehk F87 läks tootmisse aastal 2016 ja seda tehti siis kuni 2021. Sellel oli kapoti all 3-liitrine rida uus mootor, võimsust 272 kW ehk siis 370 hobujõudu ja pöördemoment 465 Newtonmeetrit. 0-100 automaatkastiga tegi ta 4,3 sekundit ja manuaaliga 4,5 sekundit. Automaatkast oli esimesel põlvkonnal 7-käiguline topeltsiduriga MTZM ja siis käsikast oli 6-käiguline. Ja sellest esimese põlvkonna mudelist oli ka 2 eriversiooni. M2 Competition, millel oli siis 302 kW ja M2 CS, millel see oli juba 331 kW. Ja see teine põlvkond ehk siis G87 läks tootmisse aastal 2023, nii et sinna vahele esimesel teisel põlvkonnal ja selline paariaastane lünk. Sellel 3-liitrisel rida 6 on siis nüüd juba 2 turbot. Võimsust on 338 kW ehk siis 460 hobujõudu ja pöördemoment 550 Newtonit. Seda on üsna palju. 0-100 automaatkastiga 4,1 ja manuaaliga 4,3. Kusjuures varasem 7-käiguline automaatkast lendas ja see sai endale nüüd siis 8-käigulise ZF automaatkasti. Aga ka see teine põlvkond on vahepeal natukese paksemaks läinud ehk ta on eelkäijast umbes 200 kg raskem, samas ka 100 mm pikem ja 33 mm laiem. Aga tegelikult mind kõige rohkem huvitab, kuidas sellise loomaga sõita on. Ja kuigi ta on umbes pool odavam kui sama aasta Porsche 911, siis kas ta on sama äge, kas ta sõidab sama hästi või pakub ta hoopis rohkem elavust? Sellel autol on muidugi need kõik uute autode võlud ja valud, ehk siis nuppe praktiliselt siin autos ei ole. Ainult mõned siin keskkonsoolis, rooli peal, istmetamad ja okei, siin selle käiguga ümbrus ka mõned on, aga siiski enamus pulli käib läbi selle ekraani ja need uued autod kõik piiksuvad, et lülitame selle asja kohe välja. Kuigi see tee, kus ma tulnud olen, on üks mu lemmikutest siin Põhja-Eestis. Mõnusalt kurviline, hästi reljeefne ja põhiline, siin pole eriti liiklust ja isegi lubatud piirkiirusega sõites on siin ikkagi kergelt hirmus või vähemalt väga-väga põnev. Aga näpime selle asja kohe ikkagi sportmoodi peale, siis läheb hääl ka natukene toredamaks ja auto äkilisemaks. Mulle hullult meeldib see rool, see on kuidagi ilusa disainiga, igale poole on pandud karbonit ehk siis süsinikjõudu, nahka, natuke plastmassi ka, aga see on ikkagi BMW koostöö kvaliteet ja kõik nagu hea välja. Ja siis muidugi alumiiniumid siin ja seal. Aga proovime, kuidas see loom sõidab, sest et võimsusest siin puudu ei jää, pigem pääsi juhi taha. See käiguvang oli algus väga harjumatu, sest et ma tulutult üritasin koha peal käiku sisse saada, aga
midagi juhtunud, ehk siis see natuke liigub teistmoodi drive'i peale ja pärast ka siis tagurpidi käigu peale. Aga ütleme, et jõudu on siin ikkagi nii palju, et tagumised rattad tahavad kohe nagu natuke pedaali puutud tühja käia. Ja see rool, vähe sellest, et ilus on, siis ta ikkagi näeb, ta on väga hea tagasisidega, tõsiselt hea tagasisidega, et sa tunned kõike, mis tee peal toimub. Ta vahetult reageerib ikka väga vahetult igasuguse sinu väikese liigutuse peale. Nii et siin rooli taga on üsna siuke hea ja kindel tunne. See iste muidugi on selline tugev, jäik. Ma ei saaks öelda, et ta nüüd liiga mugav on, aga vähemalt ta täidab oma eesmärgi ideaalselt, mis on see, et ta hoiaks sind paigal siin autos. Ja see auto ise muidugi on retsilt jäik, nii et mingisugust kere kaldumisest me siin absoluutselt ei räägi. See tee on lihtsalt pagana äge. Ma ei ütle teile, kus see on, sest et muidu siin pärast ei ole siukest olukorda, kus liiklus puuduks. Aga kui nüüd võrrelda korra Porsche 911-ga, siis tagaveoline M2 tundub kuidagi palju toorem ja austes kuidagi väga palju põnevam. Ja lisaks muidugi ta maksab ju 2 korda vähem, nii et rahakoti sõbralikum ka. Ja ega häälte poolest ma ei ütleks, et see kuidagi Porsche sellele 6-sindrisele bokserile või lavamootorile alla jääb. Ja muidugi V8 siia ammu enam ei saa, aga see 3-liitrine rida 6 on ka jumalik siin vahel. Ma ei tea, minu meelest üliäge auto. Ainuke häda jah, et väga palju peab ekraani näperdama. See ekraan on pisut kaugel, et kui tahad siin neid kliimasi asju temperatuure sättida, siis pead ikka käe üsna kaugele karu kõhtu toppima, et ulataks, ma ütleks, et sõidu ajal see nii mugav ei ole, et kliimanupud jätame palun ikkagi siia ette paneeli peale. Kõik rõõmustaks selle üle, võib-olla veel arvatud tootjad, kes peavad maksma selle eest. Aga ei, see on, ma arvan, minu jaoks siuke mõnus üllataja, see M2. Ma ei oleks arvanud, et ta näiteks siuke Porschele konkurentsi pakkuvat sõiduelamust suudab pakkuda. Aga näed, pakub ja mitte vähe. Pidurid on siin ka lausa fantastilised. Hea, see auto on nii retsilt madal, et teed peab natuke rohkem hoolega jälgima, et päris siuksest mingist mürakast üle sõidaks, sest siis on splitteril kriimud sees. Ei kihvt, ma nüüd panen selle kaamera kinni ja hööveldan seda otsa veel siin mõned korrad edasi-tagasi, kui ma siin juba olen.